G7 tippkohtumine oli edukas. Ma ütleksin, et see oli üks kõige edukamaid. Ja see kohtumine ei oleks saanud toimuda paremal ajal. Pühapäeval sõlmisime Iraaniga kokkuleppe, mis saavutab kõik, mida me endale eesmärgiks seadsime. Kõik ja veelgi enam. Praeguse konflikti lõpetamine, Hormuzi väina taasavamine ja Iraani takistamine kunagi tuumarelva saamast, just sellest oligi jutt. See oli umbes 99%. Iraan ei tohi omada tuumarelva, nad ei tohi seda arendada ega osta, neil ei tohi kunagi olla tuumarelva. Samal ajal, kui see teadaanne toimis. Selle paiku, kui inimesed hakkasid arvama, et see juhtub, kui Iraan tegi väga positiivseid avaldusi. Aktsiaturg tõusis rekordkõrgele, teenides viimase lühikese aja jooksul tuhandeid punkte. Ja nafta hind langeb, nagu kunagi varem pole langenud, nendele tasemetele, kuhu see numbriliselt jõudnud on. Langes 7, langes 8 tasemele. Nad pole kunagi midagi sellist näinud. Aga kui me poleks seda kokkulepet teinud, oleksime võinud veel 3 nädalat pommitada, 2 nädalat, 4 nädalat, 2 aastat. Sul poleks kunagi olnud seda õudust nii avalikult. Sul poleks kunagi olnud edu. Sinu turg oleks selle asemel, et tõusta tasemetele, mida keegi pole kunagi varem näinud, langenud tasemetele, mida keegi pole kunagi varem näinud. Võib-olla välja arvatud 1929 aastal või midagi sellist. Nii et tead, kõik need kõvad mehed ei saa aru, et see polnud 3 kuu kokkulepe. See täiteti aastaid. Kas tead miks? Sest mina olin see, kes lõpuks kindral Soleimani tappis. Kui ma poleks kindral Soleimani tapnud, siis me ilmselt ei räägiks praegu sellest lepingust. Sest ta oli hull geenius. Nad ei suutnud teda kunagi asendada. Aga paljud inimesed unustavad ära, et need karmid tüübid viiksid riigi otse põhja. Viimased 2 päeva andsid võimaluse arutada selle ajaloolise kokkuleppe üksikasju paljude meie lähimate sõprade ja liitlastega, sealhulgas G7 riikide ning paljude presidentide ja peaministritega. Nagu te nägite, oli peaminister Modi siin. Meil oli pikk vestlus. Ta on suurepärane. Nad on kõik elevil, et me kokkuleppele jõudsime. Ükski riik pole meie juurde tulnud ja öelnud, palun härra, jätkake nende pommitamist. Palun jätkake pommitamist. Rumalad inimesed ütlevad seda, aga mul on hea meel teatada. Ja muide, need viimased 2 päeva on olnud brutaalsed. Need 200 miljonit pommides. Ja tead, see osutub ka üsna kalliks, muide, lisaks kõigele muule. Nad teadsid, et ma tulen 3. ööl. Me andsime teada, et tuleme 3. ööl. Neil polnud mereväge, see oli põhja lastud. Neil polnud õhuväge, see oli hävitatud. Mitte ühtegi lennukit. Neil polnud õhutõrjevarustust, nii et meil oli vabad käed. Neil polnud enam oma juhte, aga neil on uus grupp, mis minu arvates on isegi targem. Ma arvan, et nad on väga nutikad. Ma arvan, et nad on palju vähem radikaliseerunud ja ma arvan, et nad on tõesti väga head. Nad armastavad oma riiki väga, tõesti. Tead, sa räägid režiimi muutusest, keegi ei ütle seda, aga ma arvan, et see ongi nii. Vaata, nende esimene juhtide grupp on juba läinud. Teine juhtide grupp on samuti juba läinud. Nende 3. juhtide rühmast on lahkunud vaid vähesed. Aga suuremas osas, ja ausalt öeldes ma arvan, et see ongi režiimi muutus. Ma arvan, et nad hakkavad käituma teistmoodi. Ma arvan, et nad näevad teistsugust eluviisi, millega nad pole kunagi varem kokku puutunud. Ainus asi, mida ma ei tahtnud näha, oli majanduslik katastroof. Kui te oleksite sellega jätkanud, oleks see võinud juhtuda. Aga ma tean, et iga kord, kui me rääkisime rahu võimalusest, tõusis aktsiaturg nagu rakett. See ei langenud kunagi. Neile see ei meeldinud. Teate, aktsiaturg on targem kui ükskõik milline inimene, kaasa arvatud need inimesed siin laval, välja arvatud mina muidugi. Vaatame, ma ei tea, mis sa arvad, Scott, kas aktsiaturg on sinust targem? Ei, härra. See on kohutav väide. Olgu, aktsiaturg on üsna tark. Ja iga kord, kui ütlesime midagi uskumatut, näiteks, et jõuame kokkuleppele, tõusis see. Ja iga kord, kui ütlesime midagi negatiivset, näiteks, et arva ära, me ei jõua isegi kokkuleppele, siis see langes kõvasti, Peeter.
Väga-väga suur. Ütleb sulle midagi? Ja tead, ma olen uurinud presidente. Mõned head, mõned halvad, mõned suured. Vähesed on tõeliselt suured ja mõned on haruldased, tõesti väga halvad. Viimasel ajal on meil olnud häid presidente ja ainus president, kelleks ma ei tahtnud saada, oli hiline ja suur Herbert Hoover. Ma ei tahtnud seda ja kes teab, mis oleks võinud juhtuda, aga halvad asjad juhtuvad. Nii et viimased päevad on andnud võimaluse arutada selle kokkuleppe üksikasju kõige lähedasemate sõprade ja liitlaste riigipeadega. Nad kõik olid siin, paljud neist, palju rohkem kui 7, nagu sa tead, paljud neist. Ja nad andsid välja avalduse, ma arvan president Macron, kes tegi suurepärast tööd muide, olen temast ja Brigitte'ist tõeline fänn, nad tegid suurepärast tööd, aga kõik andsid välja avaldusi öeldes, et neile meeldib see kokkulepe, sest nad tahavad näha selle lõppu. Ja neile meeldib see, et hormoonid, ärge unustage, kui me viskaksime pomme, ütleme, et tahaksime veel kuu, veel 2, 3 kuud, võib-olla mõned nädalad, see võiks olla veel 3 kuud, see võiks olla mis iganes. Mis sul veel on, mis võib olla täiesti mitte midagi, aga sul pole seda veel. Kitsast väina ei avata kunagi, sest inimesed, kellel on $1 miljardit väärtuses laevad, mis maksavad $1 miljardit, neile ei meeldi nende laevadega sõita ega ka oma laevu osalema panna. Kui sa liigud mööda rannikut üles ja ületad väina ning raketid lendavad su pea kohal, siis nad tahavad kaitsta oma $1 miljardit suurust investeeringut. Sa jääksid võib-olla aastateks ilma naftata. Need on rumalad inimesed. Aga keegi pole olnud karmim kui mina. Keegi ei rünnanud Soleimanit. Kui mina tabasin Soleimanit, arvasid inimesed, et see oli Lähis-Idas viimase 50 aasta suurim asi. See oli suurim sündmus. Ta oli. Ta oli Iraani juht, keda ei austatud, aga ta oli hull geenius. Ta oli geenius. Teeäärsete pommide isa. Ja siis, kui sa näed noori ja mõnel juhul ka naisi, aga peamiselt mehi, kes kõnnivad ringi ilma jalgadeta, ilma käteta, nägu kildudeks purustatud. See on see, mida Suleimani 95%, 96,2 ütlevad või midagi sellist. 95% see oli Suleimani. Ta oli juhuslikult Iraanist tulnud ja mina lasin ta õhku. Kas sa mäletad seda? Mina lasin ta õhku, surmaorus. Ta tuli lennukist maha ja me jälitasime teda. Ja ausalt öeldes, kuna nad on minuga väga hästi käitunud Iisrael, aga nemad ei tahtnud seda rünnakut teha, nad olid täielikult valmis. Ööl enne rünnakut teatasid nad mulle, et nad ei tahtnud seda teha. Nii et ma pidin tegema otsuse, ma tegin selle otsuse, aga nemad olid... See oli ühine ettevõtmine, nagu me kinnisvarasektoris ütleme. See oli ühine ettevõtmine Iisraeli ja meie vahel. Meie uurisime seda 6 aega. Me teadsime, millises lennukis ta peaaegu 6 aega ette oli. Ta lendas ainult suurte kommertslennukitega, kus oli palju inimesi, sest ta teadis, et me ei tulista lennukit alla. Ta oli väga kaval. Aga me teadsime, et ta on selles lennukis ja jälgisime teda. Ja siis teatas Iisrael mulle, et nad ei tee seda. Ja pidin tegema otsuse, mul olid mõned väga head kindralid, mitte need, keda sa televiisorist näed, väga head. Ja tahan tänada ka Pete Hexeti ja kindral Raisin Kane'i, kes on uskumatu. Need mehed on uskumatud, paremad ei saaks olla. Aga mul olid head kindralid ja ma ütlesin talle, kui Iisrael seda ei tee, siis meie oleme juba valmis, me teeme ära, kas sa tahad teha või mitte. Ta ütles, härra, kui te tahate seda teha, siis me võime. Kuidas? Me teeme seda sama hästi või isegi paremini ise, meil pole kedagi vaja. Nii me kõrvaldasime Soleimani. Üks suurimaid sündmusi, mis on kunagi Lähis-Idas juhtunud, võib-olla läbi aegade. Aga öeldakse 50 aastat, öeldakse 100 aastat. Ma olin. Pakistani peaminister ütles, et võib-olla on see suurim sündmus, mis kunagi toimunud on. Islami puhul ei suutnud keegi uskuda. Siis see algas. See ei alanud 3, 4 ega 5 nädalat tagasi. Ja Obama ei teeks seda. Mida Obama tegi, oli JCPOA. Ta laadis lennuki peale need 1000 ja 1000 ja 1700, 1000 ning 5 kohale sularaha rohelistes kupüürides, mis tulid pankadest üle kogu Washingtoni, Marylandist ja Virginiast. Nad jäid rahast ilma. Neil polnud võimalik palgalehte maksta.
kõik see pandi Boeing 757 peale, imelisele lennukile, siis viidi see lennates Iraani ja jagati inimestele laiali. Inimesi pisteti kinni. Nad arvasid, et suudavad selle ära lõpetada. Hiljem andsid nad miljardeid ja miljardeid dollareid. Ja nad said kokkuleppe, mis oli tee tuumarelva poole. Ma lähen nii vihaseks. Ma arvan, et mul on õigus vihane olla, kui ma neid asju vaatan. Demokraadid räägivad sellest kogu aeg. Meil oli see kokkuleppe valmis. Teil oli kokkuleppe, mis oleks neile seaduslikult andnud tuumarelva. Ja kui see oleks juhtunud, oleks Iisrael hävitatud. Ja olles aus Bibi suhtes, Netanyahu on hea mees. Mõnikord on ta veidi vähe entusiastlik, aga ta on väga hea mees. Meil oli suurepärane koostöö. Ta on olnud suurepärane peaminister. Meil on väike erimeelsus Liibanoni osas. Ma ütlen, et sa võiksid olla veidi leebem, kallis. Sa ei pea iga kord hoonet maha võtma, kui keegi sinna sisse läheb. Ja see on Hezbollahka seotud. See on olnud uskumatu partnerlus. Ta ütleb, et meie oleme suur partner ja tema on väga väike partner. Ja see on tõsi. Siis tuli ta riiki ja palus president Barack Hussein Obamalt, et ta ei viiks JCPOA-d ellu. Ta ütles, et see võiks olla Iisraeli lõpp ja olekski olnud, kui mina poleks üksi tulnud. Ja Obama ei kuulanud teda. Bibi läks tegelikult kongressi ette ja palus neid, kuid ei saavutanud midagi. Ja neil oli see kohutav leping, mis oli tõesti Iisraeli jaoks väga halb. Tõesti kohutav Iisraeli jaoks. Ja nii see jäigi. Ja siis ilmusin mina ja tühistasin selle kokkuleppe. Aega oli väga vähe jäänud, tead. See oli lühike kokkuleppe. Tead, riikidega on vaja 100 aastaid, ei ole vaja 8 või 9 aastat. See ei ole nagu nurgapealse kommipoe üürilepingu allkirjastamine. Sul on vaja 100 aastaid. See oli lühiajaline rendileping. See aegus juba ammu. Kui ma oleksin lasknud sellel jätkuda, oleks see aegunud ja sind poleks siin. Paljud teised inimesed poleks ka siin, aga Iisrael oleks hävitatud. Ma arvan, et kogu Lähis-Ida oleks hävitatud. Sa nägid, et kui kõik olid šokeeritud nende rakettide pärast, need olid suunatud erinevatesse kohtadesse. Katar, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, mõtle selle peale, Bahrein, Kuveit, neid tabati, keegi ei arvanud, et see üldse mina. Ma ei arvanud, et see juhtub, nemad ka ei arvanud. Nad kavatsesid hävitada kogu Lähis-Ida, kaasa arvatud Iisraeli. Ja kui neil oleks olnud tuumarelv, oleksid nad seda kasutanud kohe pärast selle kätte saamist. Nii et ma tegin nende jaoks olukorra palju raskemaks, kui lõpetasin Barack Hussein Obama katastroofi. JCPOA, üks halvimaid lepinguid. Nafta võis olla hullem, kuid see oli majanduslikult veelgi hullem. See leping oli väga ohtlik. See andis neile kõik, kaasa arvatud palju raha, mida meie muide ei anna. Juhuks, kui sul on kahtlusi, jagame selle sulle laiali, et saaksid lugeda ja vaadata. Ja see on vastastikuse mõistmise memorandum. Kui seda ei lõpetata 60 päeva jooksul, siis hästi, hakkame uuesti pommitama. Tead, ma ei taha seda teha, sest see on nii hea. Aga võib-olla peame seda tegema, sest me ei luba neil kunagi tuumarelva omada. Aga nad nõustusid seda mitte tegema. Ja te näete seda lepingus väga selgelt. Nii et teine etapp oli see, et nad ehitasid või rikastasid materjali, nagu öeldakse. Mina nimetan seda tuumatolmuks. Nad rikastasid materjali graniidimägede all. Graniit. Neile, kes ei ole ehitusvaldkonnas, on väga tugev kivi, kõige tugevam. See ei ole nii ilus kui marmor, aga see on palju tugevam. See on palju vastupidavam. Nagu uus graniit, mille ma paigaldasin Valge Maja trepile, mis viib musta graniidi ovaalsaali. Selle vastupidavus on hinnatud 1 miljonile aastale või rohkem. Ükski marmor ei ole nii hinnatud. Marmori vastupidavuseks välitingimustes hinnatakse 100 aastat. Nii et need on graniidist mäed. Ja B2-teed tulid ja tabasid neid ventilatsioonitorusid pimedas kell 1 öösel kuuvalguseta. Neil olid valgusvihud, mis ulatusid igale poole kõrgele üles. Need mehed tegid tõesti head tööd. Ja siis kritiseerisid neid teatud ajakirjanduse liikmed nagu CNN, võib-olla selle eest, et nad ei tekitanud piisavalt kahju. Ja lõpuks selgus, et kahju oli palju suurem. Need mäed varisesid kõige peale kokku. Keegi ei suuda seda väga kaua kätte saada. Kui me just ise ei taha seda kätte saada. Me saame sellega hakkama, aga ainult meie suudame seda. Öeldakse, et Hiinal on varustus, millega see kätte saada, ja ka meil on varustus, millega see kätte saada.
ja tegelikult ei ole see väärtuslik, sellel pole eriti väärtust. Aga me tahame selle psühholoogiliselt tagasi saada ja keegi ei puutu seda. Meil on ka kaamerad, see on kosmosevägi, meil on parimad. Meil on muide maailma suurim armee, aga ma olen uhke kosmoseväe üle, sest mina lõin selle. Meil on kosmoseväe kaamerad iga ukse juures, kõigi juures, uksi polegi, need on praktiliselt hävitatud. Aga igas selle piirkonnas, kui keegi siseneb ja tal on rinnasilt oma nimega, näiteks Mohammed midagi, mis on umbes 1 võimalus 50, Mohammed midagi, nad oskavad nime öelda. Nad võivad sulle anda seeria numbri, me näeme asju. Sa ei usuks, kui hea kvaliteediga meil asjad on. Sellepärast olemegi nii edukad olnud. Sellepärast jääd meie blokaad ajalukku kui midagi uskumatut. Keegi pole kunagi sellist blokaadi näinud. Sellist blokaadi, see on nagu terasest sein. Nii et juhtus see, et me lõpetasime selle ära ja mina nimetan seda tuumatolmuks ja sellega oligi selle lõpp. Aga kui me poleks seda B2 pommitajatega tabanud või kui see poleks õnnestunud, oleks neil olnud tuumarelv, väga kõrgel tasemel tuumapomm. Mitte kõige kõrgemal tasemel, aga ikkagi väga kõrgel tasemel. Meil on palju suuremad, aga loodame, et me ei pea neid kunagi kasutama. Meil on kõige suurem, Venemaal on teine. Hiina on palju rohkem maas, aga nad jõuavad lõpuks järele. Kahjuks tead, nad jõuavad sinna, aga meil on kõige suurem. Meil on kõige võimsam, aga meil on ka kõigist suurim. Aga Venemaa ei jää väga palju maha ja siis tuleb Hiina 3. aga nad jõuavad järgi. 5 aasta pärast on nad tõenäoliselt samal tasemel. Ja me peaksime tegema tuumadesarmeerimise kokkuleppe, see oleks nii suurepärane, meil ei ole seda kõike vaja. Meil ei ole vaja olla võimelised kogu maailma umbes 300 korda järjest õhku laskma. See on tõesti kohutav. Kui me saaksime teha tuumadesarmeerimise kokkuleppe, siis mulle see väga meeldiks. Ja neist 2 on 1 väga valmis seda tegema, ma ütlen teile. Aga teine on vähem valmis ja sul on kõiki vaja. Nii et kokkuleppe, mille me Iraaniga pühapäeval saavutasime, kirjutatakse väga varsti alla. Homme, võib-olla ülehomme. Aitäh! Teema, kokkulepped. Kogu mu elu keerleb nende ümber. Kõik, mida ma olen kunagi teinud, on olnud kokkulepete sõlmimine. Kokkulepped. Ja kokkulepetega juhtuvad vahel üsna hullud asjad. Ma olen sõlminud kokkuleppeid, kus see on praktiliselt kindel. Mitte mingil juhul seda ei saa allkirjastada. Ja see ei saagi allkirja. Ma olen olnud läbirääkimistel, kus sul polnud mingit võimalust kokkulepet saavutada. Ja need juhtuvad nii, nagu poleks midagi. Nii et tõenäoliselt me sõlmime kokkuleppe. Nemad tahavad kokkulepet sõlmida. Ja nad on käitunud üsna korralikult. Nad said eelmisel nädalal 2 väga suurt lööki. Need olid tõesti väga suured löögid. Nii et kõige tähtsam on see, et Iraan nõustus, et nad ei tooda ega omanda tuumarelva. Isegi mitte toota, sest algselt ütlesid nad väitsid, et ei arenda tuumarelva. Mõned inimesed arvasid, et see on okei. Need mehed ei arvanud nii ja täiesti õigusega. Aga mulle ei meeldinud, kui mõned ütlesid, et nad ei arenda seda. Ma ütlesin, mis siis saab, kui nad ostavad selle? Ma ei tea. On üsna ohtlik, kui keegi seda müüb, sest kes iganes neile tuumarelva müüb, saab ise ka tuumalöögi. Kui nad müüksid tuumarelva, ainult mõned suudaksid seda teha, neid tabaks tuumarünnak. Nad ei suudaks seda riiki kaua hoida. Nii et see on väga ohtlik asi, mida keegi teha võiks. Aga ma tahtsin seda just seal. Nii et see tähendab arendada, saada, osta, omandada igasuguseid asju. Ja sa näed seda, kui näed seda kokkulepet. Aga on õige see kokkulepe avalikustada. Muide, me saatsime koopia Iisraelile. Nad on olnud väga head partnerid. Ma arvan siiski, et nad võiksid Hezbollahka seoses palju paremini hakkama saada. Nad arvasid, et neid ei tabata kunagi, sest me ei pommitanud kunagi hommikusöögi ajal. Aga me pommitasime küll. Seal olid kõik need 88 inimest ja ma ei tunne selle üle uhkust. Aga teine grupp tuli sisse ja nemad olid samuti üsna ebamõistlikud. Ja nad olid juba lahkunud. Nii et 3. grupiga oleme meie tegelenud. Mõned neist on sellelt planeedilt lahkunud, aga meie oleme nendega tegelenud. Ja jälle, nendega on kõik korras olnud. Ma mõtlen, mul on olnud palju lihtsamaid olukordi. Mul on olnud mõned lihtsamad, nad on sitked ja targad. Laevaliiklus Hormuzi väinas on juba märkimisväärselt kasvanud ja energia normaalne voog taastub taas lähiajal. Ja triljoonid dollarit teenitakse kogu maailmas. Ja ma usun, et aktsiaturg jätkab tõusmist. Ainus erinevus on see, et on üks osaleja, kes on väga kõikuv, väga karm, väga tark, ausalt öeldes.
Tead, neil on teatud mõttes primitiivne kultuur, aga see on ka geniaalne primitiivne kultuur. Nad on väga targad inimesed, väga head läbirääkijad, aga meie oleme ka. Nii et selle asemel, et võib-olla sattuda depressiooni, selle asemel, et minu lemmik president oleks Herbert Hoover, olin ma alati see, kes ma üldse olla ei tahtnud. Ma poleks eelistanud Richard Nixoni. Ma poleks eelistanud, on palju neid, keda ma poleks eelistanud, aga see, kellele ma alati mõtlesin, Herbert Hoover. Ja tema põhjustas selle, ta tõstis makse liiga kiiresti ja tõstis intressimäärasid liiga kiiresti, kõik korraga, ja see põhjustas suure depressiooni. Nii et ma arvan, et ma ei tee neid vigu, ma vähendan makse, mitte ei tõsta neid. Tegelikult andsime teile just meie riigi ajaloo suurima maksulangetuse. Seega teeme koostööd paralleelselt laheäärsete riikidega, et tegeleda tuuhaväliste küsimustega, nagu tavarelvastusega, ballistilised raketid, millest me räägime, ja toetusega. Ma mõtlen, neil peab mõned olema, sest teistel inimestel on. Sul peab mõned olema. Keegi ütles, et sa ei peaks neile andma. Ma mõtlen, ma tunnen inimesi, mulle mõned neist meeldivad, aga ma ei arva nii. Ma ei arva, et nad oleksid targad, härra. Te ei peaks laskma neil ühtegi raketti omada. Ma ütlesin, mida ma siis teen? Ma lasen Saudi Araabial raketti omada, aga neil ei tohi neid olla. Jah, härra. Ei saa, see ei toimi nii. Teate, see ei toimi nii. Ja raketid ei ole probleem. Raketid on, need tabavad väikest kohta, aga ei plahvata kogu planeeti. Seega, Pärsia lahe riigid käsitlevad tuumaväliseid küsimusi, sest me räägime ballistilistest rakettidest ja räägime ka nende terrori esindajatest, mida me ei taha, et juhtuks. Tahan väga tänada meie partnereid Pakistanis ja Kataris. Nad teevad palju tööd. Ja nad tundsid teda vähe, Pakistani puhul küllaltki hästi. Katari puhul olid nad aga veidi eriarvamusel. Ja tead, Katar oli suurepärane, sest see asub temast kohe kõrval. Kui ma lendasin sealt selles kohas Saudi Araabiasse, siis lendasin 40 minutit ja samuti lendasin 40 minutit Araabia Ühendemiraatidesse. Seal on 2 suurt juhti muide. Saudi Araabia puhul on isa veel elus ja ta on tõesti fantastiline. Ja poeg saab olema suurepärane. Sinust saab suurepärane, kas pole, kroonprints? Mohammed Araabia Ühendemiraatidest on uskumatu sõdalane. Ta viskas eelmisel nädalal pommi ja ma küsisin, kes kurat viskab kõiki neid pomme. See olid Araabia Ühendemiraadid. Mohammed on hea võitleja, kuid aastakümneid on kõik valitsused püüdnud panna Iraani loobuma oma tuumaambitsioonidest, kuid oht on ainult kasvanud. See nad muutusid aina suuremaks ja tugevamaks ja mitte midagi ei juhtunud, kunagi. Ja Iraan muutus veelgi tugevamaks ja karmimaks. Kui me poleks neid esimesel korral õhku lasknud ja seejärel neid relvi hävitanud, oleksid nad olnud peatamatud. Seda oleks pidanud tegema see, mida mina praegu teen. Ja see, mida mina tegin, oleks pidanud olema tehtud juba aastaid tagasi. See oleks olnud palju lihtsam, palju vähem tulejõudu. Aga nii ei läinud. Ja taas tahan tänada kõiki neid riike, Iisraeli ja Bibi Netanyahut. Muidugi poleks see läbimurre olnud võimalik ilma enneolematu surveeta, mida Ameerika Ühendriigid on viimase 1,5 aasta jooksul režiimile avaldanud. Aga taaskord, see algas juba ammu. See algas Soleimani surmaga. See oli oluline. Ükski president ajaloos pole olnud Iraani suhtes karmim kui mina ja nemad teavad seda. Ja muide, kui nad ei austa kokkulepet või kui mõningaid asju pole seal isegi mainitud, siis on see vastastikuse mõistmise memorandum. Aga meil on mõistmine mõningate asjade osas, ilma et need oleksid kirja pandud. Ja kui nad seda ei austa, siis tõenäoliselt hakkame neid uuesti pommitama, uni nad austavad. Teate, see on tõesti uskumatu, mida pommid suudavad teha. Nii et ma ütlen järgmist. Obama kokkulepe oli omamoodi tee, mis viis tuumarelvani. Ja me võime öelda, et Trumpi kokkulepe oli nagu müür tuumarelva vastu, millest see tuumarelv läbi ei pääseks. Keegi ei pääse sellest läbi. Me ehitasime müüri. Neil poleks seda. Ja see ongi see, mis meil praegu on. Ja ta ütleb väga selgelt, ka minu jaoks kõige olulisema klausli. Esimene, väin avatakse. Aga see on palju vähem tähtis kui teine klausel. See number, mis iganes see on, 5, 8, see on väga tugev avaldus, et neil ei saa kunagi olema tuumarelva ja see ei ütle, et neil oleks see 5, 10 või 20 aasta pärast.
Obamaga said nad uraani palju kiiremini rikastada. See leping annab Iraanile nüüd ajaloolise võimaluse, kui nad järgivad koostööteed, mille me nende riigile avasime. Noh, nüüd on mul võimalus ellu jääda. Mõtle selle peale, tead. Neil on 91 miljonit inimest. Inimesed tahavad, et ma pommitaksin sildu. Miks ma ei pommita? Ma olen juba pommitanud. Sest tead, nad murdsid oma lubaduse ja ma pommitasin nende suurima silla, umbes nagu George Washingtoni sild. See oli tõesti Iraani George Washingtoni sild. Aga me pommitasime seda silda. Sa nägid seda. Kiire rünnak F-22-ga. Muideks, kõige ilusam hävituslennuk, mis kunagi tehtud. Tegelikult tellime me neid veel juurde. Toome selle tagasi, sest see on nii tõhus. See on uskumatu. See on uskumatu. Vaata, meil on maailma suurim armee. Need B2 pommitajad on uskumatud. Kes oleks arvanud, et nad suudavad seda. Igal ühel oli 2, sest lend oli nii pikk, aga nad kandsid 3 kõige suuremat ja raskemat pommi, 100 000 naelu ja said nendega hakkama nagu poleks midagi. See on uskumatu ja nad on ka tuvastamatud. Nad lendasid täiesti märkamatult Iraani. Mõtle selle peale täiesti, ilma et neid oleks tuvastatud. Nüüd ootab Iraan neid. Nad ootavad neid ja pole neid kunagi näinud. Kell 1 öösel pole nad neid kunagi näinud. Nad on vargtehnoloogiaga. Ja me just tellisime veel 22. Uuem ja täiustatud versioon, mis minu arvates on parem. Ma ei tea, kuidas kurat sa paremaks saad, aga nagu ma sellel nädalal siin maailma liidritele väljendasin, on minu lootus, et rahuleping on palju suurema kokkuleppe algus kõikjal.